Nii, tere hommikust kõigile. Väga tore on näha, et meil on saal siin peaaegu täis. Minu nimi on Mariann Vares ja tervitan teid siis ministeeriumite ühishoones, aga ise olen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ridades. Ja täna olen teie päeva juht, nii et püüame siis koos läbi päeva liikuda. Kõigepealt ma ütlen ära mõned korralduslikud infokillud ja siis saame edasi minna. Et kui meil on siin esinejad, siis neilt saab ka küsida küsimusi või teha kommentaare. Aga hästi oluline ongi, et see sama mikrofon jõuaks teieni. Et siis oleks kõigile kosta ja oleks ka meie salvestuse jaoks see küsimus ajalukku talletatud. Siis on meil täna meiega ka meie Ukrainast pärit naisettevõtjate ja väga ettevõtlike naiste delegatsioon. Ja neile toimub ka selline sosintõlge, nii et kui te kuulete väikest sosinat, siis loodame, et väga-väga teid ei sega ja nemad siis saavad ka kõigest sama hästi aru kui meie siin. Ja siis see peaks ka olema tehnilise poole pealt enam-vähem kõik. Saamegi alustada oma 8. naiste ettevõtluse konverentsiga, mis ühtlasi tähistab ka siis rahvusvahelist naiste ettevõtluse päeva, mis tegelikult oli küll üleeile, aga tähistada võib alati pikemalt. Nii et see päev on teile, tähistage enda seni tehtud tööd ja vaatame, mis see päev siis meile juurde toob. Kiirelt siin on ka päevakava. Ma arvan, kõige lihtsam seda vaadata, võib-olla vahepeal seda veebilehte lahti teha. Ja oluline aeg on kindlasti ka lõuna, mis on 13.20 kuni 14.20. Seda mul paluti eriti rõhutada, et väga kasutage ära üksteisega tutvumiseks, suhtlemiseks, koostöökohtade loomiseks. Ja selle tehnilise info lõpuga liigumegi edasi ja teid tuleb tervitama Reet Laja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest. Ja. Tere hommikust, head kaaslased tänasel päeval. Nagu juba öeldud, mina olen Reet Laja ja olen 8. korda selle kostab naiste ettevõtluse konverentsi eestvedaja koos heade partneritega. Ja siis nagu ka sissejuhatuses öeldi, me tähistame ühtlasi ka rahvusvahelist naiste ettevõtluse päeva. See 10 aastat tagasi sai alguse ÜROs ja ta on siiamaani olnud 19. Ja me kuskil selle ümber oleme oma konverentsi teinud. Aga nüüd just hiljuti lugesin internetist, et kas on juba tehtud või tehakse plaan ümber, et hakatakse tähistama 15. Eks tulevikus siis näeme, sest 19. novembril on ka meestepäev ülemaailmne. Nii et need kaks tõesti kattusid siiamaani. Ja meie siis alustasime 2017, kui me märkasime, ka ÜRO meil ei osanud teatada, aga kui me märkasime, et niisugune tore päev on, et siis me oleme kogu aeg naisettevõtjaid toetanud aastakümneid, aga mõtlesime, et siis seome nagu oma ettevõtluskonverentsi ka selle päevaga. Ja tahan ühtlasi niisugust tõsiasja ka meenutada, et tegelikult järgmisel aastal saab 30 aastat ÜRO naiste konverentsis Pekingis. Ja seal on ka üks teemadest olnud aastaid ja aastaid siis naised ja majandus. Nii et pange juba ette kõrva taha, me hakkame ka seda tähistama järgmisel aastal.
Ja meeldetuletuseks nendele, kes üleüldse ei tea, mis Naisuurimuse teabekeskus on, millega tegeleb, siis väikene slaid selle kohta. Ma usun, et vähemalt pooled inimesed teavad, aga igal aastal on ikka ka neid, kes seda veel ei tea. Nii et me asume Narva maanteel Tallinna Ülikooli vana maja 5. korrusel ja meil on tõesti väga hea raamatukogu ja anname välja ka akadeemilist ajakirja Ariadne Lõng. Aga üks väga tähtis osa alati on meil naiste ettevõtluse toetamine. Ja siis me oleme seda teinud nii Eestis. Ma arvan, et üle 30 aasta tegelikult juba, kuigi me ise oleme ainult 27-28 aastat tegutsenud Enuti alt, aga ka juba varem naiskoolituskeskus ja sealt pealt tulnud naiste siis organisatsioon ENA on seda ikka teinud. Ja siis tõepoolest tahan esile tõsta meie häid partnereid, ettevõtluskõrgkooli Mainor, siis ENAT ja Etna Eestit. Täna on nad kõik ka siin ilusasti esindatud ja oleme koos seda programmi kokku pannud, aga loomulikult on meie suur tugi kõik need aastad olnud Majandusministeerium ja üks, kes õla alati on alla pannud, on Kaupo Sempelson. Täname juba teda täna ette ja teeme Majandusministeeriumile ka väikse aplausi ja partneritele ka. Ja alates 2016 oleme ka naisi Ukrainas koolitanud, nõustanud. 2014 algas sõda, 2016 me juba jõudsime sinna ja üks piirkondadest, millega me siis tegutsesime, kus me tegutsesime, oli Kirovogradi oblast ehk regioon ja just olid nemad muutnudki oma pealinna seal nime, et vanasti oli Kirovograd, nüüd on Krõpõvnitsk. Et nii meil väike võrreldes suure Ukrainaga on see Kirovograd, aga tegelikult sama suur kui Eesti. Et niisugune väike. Ja siis loodame siis, et saame täna kuulda innustavaid lugusid ja tutvume Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi värskete plaanidega, sest need ju aina arenevad ja me peaksime igal aastal update ima ehk uuendama oma teadmisi ning saame kuulda ka seda, millised võrgustikud on aidanud naisi ettevõtlusse ja ettevõtluses püsida ja millised veel on tulemas ja mis kõik häid ideid meil olemas on. Nii et loomulikult saame teada ka seda, kuidas Ukraina naised oma pea püsti hoiavad, sest nad on ju praegu igapäevaelus nii naiste kui meeste eest. Ja tahan öelda, et ka need tublid naised, kes siia tulid tänaseks konverentsiks, nemad hakkasid pühapäeva hommikul sõitma ja jõudsid esmaspäeva õhtuks kohale. Nii et ega kerge ei ole ka siiagi saamine. Nii et me väga tervitame neid ja teeme neile kohe praegu aplausi. Ja neid saab ära tunda selle sildikese järel, mis neil on siin rinnas. Nii et veel kord tere tulemast kõigile ja ilusat päeva.